Tšau ja ilusat esmaspäeva teile! Mul tegelikult on tänaseks valmis filmitud ka üks tore collab video, aga issand kohalt tee. Kuna mul ei ole see valmis monteeritud, ma ei jõudnud seda eile ehk siis pühapäeva õhtul valmis ja ma tahan täna väga kodus Joosepiga koos aega veeta, sest et ta oli 3 nädalat metsas ja ma ei ole teda üldse näinud ja ühesõnaga ma ei taha täna õhtut siis arvuti taga veeta, seega ma otsustasin teha järgmise nii-öelda siis sellise mitte monteeritud video ehk siis monteerimata video, jah. Ja sõidan ühesõnaga hetkel siis töölt koju ja mõtlesingi, et oma siis kodusõidu tee ajal ajan teiega juttu ja koju jõudes saan siiski siis selle kohe kõik üles ära panna. Et ma arvan, ma selle video, mis me eile koos Kairiga filmisime, aitäh, et sa mulle ette keerad, panen üles see nädal, aga lihtsalt mingil teisel päeval. Et ma ei lase teil järgmise esmaspäevani oodata, aga ma panen, jah, ühesõnaga, ma ei pane seda täna üles, või ma panen selle lihtsalt see nädal mingi teine päev üles, et kui mul on aega seda monteerida. Kuigi kui päris aus olla, siis see nädal saab ilmselt ka üsna kiire tulema, aga ehk õnnestub see aeg leida. Eelmine nädal oli täielik hullumaja. Et lisaks sellele, et mul oli tööl nagu mega kiire, et hommikust õhtuni olid koosolekud, käisin ma ka Nixi siis üritusel, mis 3 õhtut toimus, kolmapäev, neljapäev, reede, Kultuurikatlas. Ja ma arvan, et olete erinevatest ilmselt blogidest ka selle ürituse kohta lugenud või vloge vaadanud. Aga mina käisin siis seal üritusel rääkimas YouTube'ist ja videode tegemisest ja sellest maailmast siis natuke. Et päris korralik selline väljakutse oli, aga väga äge, et ma need muidugi närveldasin need 3 õhtut ikka täiega. Et mul on enne igat esinemist siuke närv sees, et hull, väga hull. Aga pärast seda, kui see tehtud on nagu nii hea olla ja see tagasiside, mis ma sealt sain, oli lihtsalt nii meeletult positiivne, et see andis mulle endale nagu nii palju motivatsiooni ja inspiratsiooni nagu teha seda, mis ma teen ja mul on nagu nii hea meel, et ka mina andsin teistele inspiratsiooni, et hakata videosid tegema. Et tõesti, väga äge kogemus oli. Ja mis ma siis veel tahtsin rääkida? Mul on kahju tegelikult, et ma seda üritust ei vloginud ise nagu. Aga ühesõnaga ma arvan, et te olete ehk näinud Liina vlogis, Sandra vlogis, Anita vlogis, Maria vlogis. Nii palju erinevaid inimesi vlogis ühesõnaga, et kuskilt ikka olete ehk näinud selle kohta. Mis ma siis veel teile räägin? Ma ei teagi. Ma eelmises videos rääkisin teile blogiauhindade jagamisest korraks. Aga ma tuletan teile veel meelde ehk, et selline asi on toimumas nagu Eesti blogiauhinnad 2016 ja minge kindlasti hääletage oma lemmikute poolt, et minu arust on nagu hästi oluline, et ikkagi igaüks võtaks selle hetke ja annaks oma lemmikule selle hääle, sest et pärast on ju hea vinguda selle üle, et mingid valed inimesed võitsid, aga kui sa ei ole ise kaasa aidanud sellele, et need õiged inimesed võidaksid, siis aine. Muidugi on kahju, et nendest nominantidest siis on väga palju inimesi puudu, väga palju blogisid, see tähendab on puudu, et see sama kategooria, kus mina nagu olen videoblogide all, et seal on Jennifer, Anita, Camilla, kõik on väga toredad videotegijad ja mina olen kõigile neile hääled andnud erinevatest arvutitest. Et aga sealt on jah puudu väga paljud head tegijad, et aga mis teha, ehk järgmine aasta jälle rohkemad inimesed siis annavad ennast üles, aga igatahes ma panen teile selle lingi jälle siia alla, et te saaksite minna siis hääletama oma lemmikute poolt. Mis veel? Ma ei teagi. Ma ei mäleta üldse, millest ma rääkida enam tahtsin. Teate, ma tegelikult ma teen väikese monteerimise siia videosse, sest et ma vaikselt tiksun siin 2000 tellija suunas ja kui see 2000 ükskord täis saab, siis mul on üks
no maksimaalselt vägev klipp teile lihtsalt näidata. Mul on nagu maailma kõige parem sõbranna, kes sai mulle maailma kõige parema klipi ja ma panen teile nüüd siia ühe väikese sneak peeki sellest. Hello Marin, how you doing? On ju äge, issand jumal, ma ei saa. Ma olen nagu nii ärevil, et ma saaksin kogu selle klipi teile ära näidata. Aga vaikselt liigume sinna poole, et üllatavalt kiiresti on muide need numbrid liikunud. Ma ei osanud üldse arvata, et teid nii palju siia ühel hetkel tuleb ja mul on selle üle nii hea meel, et te siin olete koos minuga. Igal esmaspäeval tulete siia ja veedate minuga koos aega. Nii vahva. Aga issand huvitav, kaua ma praegu filminud olen üldse. Pole õrna aimugi. Igatahes tiksun ma siin ummikutes. Jube vahva on. Teate, suvel videode tegemise kohta. Mul on olnud väike mõte, et äkki ma hakkaks suvel vlogima. Et paneks iga nädal siis lisaks esmaspäevasele videole üles ka iga nädalase vlogi. Ma küll ei ole päris kindel, kas ma leian selle aja, et neid vloge nii palju monteerida, aga ma ei tea, iseendal on nii äge vaadata neid just suviseid mälestusi ja kõike pärast tagantjärgi, et väike selline mõte on, et vlogida kogu suve. Aga ilmselt mitte kogu igat päeva, sellepärast, et iga päev ilmselt midagi toredat ei toimu, aga paneks sellised nädala vlogid ühesõnaga kokku. Andke siis kindlasti kommentaarides teada, et kas te oleksite üldse huvitatud sellisest asjast. Ja lisaks sellele mõtlesin ma, et äkki ma suvel teeks rohkem kollääbe, kui see, et ma teen korra kuus. Kuigi see kuu juba tuleb 2 kollääbi, sest et jah, selle nädala video tegelikult pidi ka tulema kollääb, aga see tuleb nüüd lihtsalt mingi teine päev. Ja ühesõnaga, kas te tahaksite rohkem kollääbe näha siin kanalil, kui seda kord kuus? Mul on juunikuu oma tegelikult juba filmitud ja mul on juulikuu plaan paigas, aga ma ei ole sellele inimesele veel kirjutanud, et ma sooviksin temaga videot teha. Tule, sõida. Et igatahes ma olen ise nagu selle juulikuu plaani üle põnevil. Ma loodan, et see inimene on nõus minuga selle asja ära tegema, mis mul mõttes on. Otak. Aga ma kardan, et see video läheb praegu nagu liiga pikaks juba. Nii et midagi asjalikku ma siin praegu teile ilmselt ei rääkinud, aga sain mingi materjali, et täna ikkagi üles panna ja sorry, et see võib-olla ei ole päris see, mida te ootasite. Aga ma eelmisele sellisele tõeline mina videole sain nii palju head tagasisidet, et teile tundus, et te vaataksite nagu reaalajas mind. Ja hetkel nagu peaaegu ongi nii, sest et ma arvan, et juba paari tunni pärast on see video üleval. Ja lihtsalt siis nii-öelda lohutuseks on öelda teile, et see nädal tuleb teine video veel, et see ei jää ainsaks selle nädala videoks. Vot, aga olgu, ma tiksun nüüd siin vaikselt siis koju edasi ja olen ohutu liikleja, nii et teie olge tublid, on ju, nagu ikka. Ja rääkige kommentaarides teada siis kõikidele nendele teemadele, mis ma siin püstitasin. Ma ise enam ka ei mäleta, millest ma teile rääkisin. Igatahes like ja subscribe ja nagu ikka, nii et näeme juba jälle siis varsti järgmises videos. Tšau! Kuule, sa jõuad järgi mulle siin niimoodi. Ma pean oma nagu e-gamingit välja tooma. Palju ma neid pilte annan? Vaatad, mis midagi rohkem. Mis mõttes? Mida YouTube peaks veel mõni? Ei mõtle, ma hakkasin soojaks minema ja nüüd on nagu pildid otsas või?